Selle teema lõpetuseks räägime natukene sellest, kuidas on võimalik lahtreid märgistada ehk välja valida, kuidas on võimalik erinevaid lahtriblokke välja valida, ka neid, mis on mitte järjestikku, vaid paiknevad eraldi kohtadel ja kuidas on võimalik näiteks siis aktiveerida või siis välja valida kogu töölehte. Nüüd ühe lahtri välja valimine ongi tegelikkuses see, kui te mõne lahtri peale klõpsate. Kui te soovite lahtriblokki välja valida, siis tuleks alustada sellest lahtrist, mis on nii-öelda see peamine ja hiire vasakut klahvi all hoides siis lohistada. Kui need lahtrid, mis te soovite ära märkida või need lahtriblokid ei asu kõrvuti, nagu näete siin on, vaid te soovite märkida erinevatest kohtadest, siis kõigepealt tuleks tavalisel kombel ära märkida esimene lahtriblokk ja seejärel hoida klaviatuuri peal all kontrollklahvi, mis on kõige alumine vasakpoolne klahv. Ja seejärel tuleks märgistada järgmine lahtriblokk. Kui ma soovin kogu töölehte ära märkida, ma võin loomulikult ka lohistada siit niimoodi tabeli ära, aga kogu töölehe märkimine võtaks maru kaua aega. Siis selle tarvis on kaks võimalust. Siin, kus A ja 1 omavahel kohtuvad, nurgas on nupp, ja kui siia peale klõpsata, siis kogu tööleht märgitakse ära. Ja teine võimalus on kasutada klaviatuuri kombinatsiooni Ctrl ja A, mis ka märgib kogu töölehe ära.